olime vanaisaga teel mere äärde, et natuke kala püüda. Meil oli mõlemal kollased vihmakeebid seljas, sest mere ääres ilm vaheldub ju nii ruttu ja igaks juhuks tasub alati vihmakeeb kaasa võtta. Ühe künka otsas nägin naljakat torni. Vanaisa, mis torn see on? Ah see, Kärt, see on majakas. Palusin vanaisa, et ta mulle nendest majakatest lähemalt räägiks. Majakad ehk tuletornid on nagu mereliiklusmärgid. Enne majakate ehitamist sõitsid laevad päevasel ajal ja ranniku lähedal. Teetähistena kasutati kaljusid, suuri kive, maju, kirikuid. Pimedas oli lugu hoopis teine. Paljud rannajooned näevad väga sarnased välja ja pimedas pole üldse kerge neil vahet teha. Selleks hüüdati kallastele ja kivisammastele tulelõkked, mis aitasid meremehi õigesse kohta randuda. Majakad ei ole kõik ühesugused, nagu ekslikult arvatakse. Sõltuvalt asukohast on nad pikad või seal, kus on kõrged kaljud, hoopis lühikesed. Tuletornid peavad olema piisavalt pikad, et kõrged lained neid ei varjaks. Aga samas ei tohi nad olla nii pikad, et madalad pilved neid takistaksid. Maailma kõige kõrgem tuletorn on muistse 7 maailmaime hulka kuuluv valgest marmorist Aleksandria tuletorn Egiptuses, mis ehitati üle 2000 aasta tagasi. Selle valmimiseks kulus 20 pikka aastat. Tuletorni kõrgus oli võrreldav koguni 45-korruselise pilvelõhkuja kõrgusega. Asetuselt võib tuletorne liigitada kalda- ja meretuletornideks, vastavalt sellele, kas nad asuvad kaldal või merel. Oma ülesandelt on tuletornid samuti 2 liiki, hoiatavad ja juhatavad ehk suunavad. Meretuletornid on ehitatud veealustele takistustele, mille eest nad hoiatavad, nagu madalikud, karid, laiud ja väikesed saared. Juhatavad tuletornid on vajalikud laeva lähenemisel rannale, sadamasse sissesõidul, aga tihti ka saarestikes. Vanaisa, miks mõned tuletornid on triibulised ja mõned punased ja mõned valged? Kärt, kui sina oleksid laeva kapten ja tuleksid oma laevaga mere poolt ja näeksid 2 sarnast tuletorni, kuidas sa siis teaksid, kumba suunas sõita? Ma ei tea. Valges on just need triibud ja värvid olulised. Pimedas sa aga värve ja mustreid ei näe, siis tuleb juhenduda valgusest ja sellest, kuidas see tornis vilgub ja mis värvi see valgus on. Aga vanaisa, mida majakavahid terve päeva tegid siis, kui raadiot ega televiisorit ega internetti polnud? Noh, igal päikeseloojangul pidid nad lambid süütama ja päikesetõusul need jälle kustutama. Öö jooksul pidi nad vähemalt 3 korda treppidest üles ronima, et kontrollida, kas tuli põleb. Kõik pidi olema väga puhas, lambid ja klaasid ei tohtinud mingil juhul olla tahmased või tolmused, sest tuli pidi paistma nii kaugele kui võimalik. Lisaks tuli teha mitmeid värvimistöid. Kas me lähme nüüd kalale ka? Oh, lähme jah, enne kui vihma sadama hakkab.